on pühapäev. Ja ülestõusmispühadeni on jäänud veel väga vähe. Ja on juba põhjust valmistuda selleks. Olgugi, et igal pühapäeval tõuseb issand ülesse päiksetõusuga. Ülestõusmise vägi miniatuurses versioonis kordub iga nädal. Kuid see, mida tähistab terve kristlik maailm, kui kõige ülimuslikumat sündmust, millele on ju tegelikult meie usk üles ehitatud. Mõtle, sõber, selle peale. Millele on üles ehitatud kristlik usk? Minu usk on üles ehitatud ainult ühele. See on ülestõusmise vägi ehk lootus ülestõusmisele. Me läbime, terve inimkond läbib, mitte mina ega ainult sina, kes sa kuulad neid mu sõnu. Terve inimkond läbib praegu mingeid uskumatuid protsesse. Ja igaüks seerib neid asju iseendas. Ma jälgin reljeefselt enam-vähem kõikvõimalikke Eesti Jumala teenistusi üle neti. Ja on väga palju häid teenistusi, kus kohas hoitakse üleval ikka sõnumit, aga ma ei ole kuulnud seda, millest ma praegu räägin. Ma ei ole õigupoolest kuulnud. Ikkagi on religiooni kate on niivõrd suur ja religiooni mõju on niivõrd suur. See on üdini kaetud kirikule omase niisuguse retoorikaga, mis tegelikult tervikuna moodustabki religiooni, mis on küll ülivajalik, aga mis võib saada takistuseks. Sellest retoorikast ennast vabastada ja mõelda, läbi tunnetada ja ka sõnastada neid peamisi asju, mis seondub kristlusega ehk ülestõusmise lootusega. Usk ja lootus. Need on need kaks telge, mis hoiavad seda üleval. Lootus pärida igavene elu ja teha see otsus siin ja olla sellest täiesti veendunud on peamine ja kõige olulisem osa sellest. See on kristluse tuum. Vastasel korral oleks tegemist lihtsalt ühe moraaliga, ühe humanismi mingisuguse vorminguga, sest humanismi on terve inimkond täis tihedalt. Inimkond on sellest niinimetatud humanismist tiine. Aga mis sellest kõigest kasu on? Sellega varjatakse tegelikult oma hirmu ja sellele sekundeerib ainult üks ja see on ainuke religioon. See on kristlik religioon, mille keskmes on sündmus, mis seondub Jeesuse Kristusega, meie issandaga, kes saavad nimetada teda minu issand ja minu Jumal. Ülestõusmispühadeni on jäänud vähe aega. Me valmistume selleks. Milliseks nad kujunevad sellel aastal, me ei kujuta ette. Seepärast, et kõik need protsessid, mis meie ümber rahti rullivad, need on rohkem kui halvaendelised. Need on märgilised. Ja kõige selle raames ma küsin su käest, kas sa oled valmis selleks? Kas sinu südames peale kõige muu selle kristliku bla 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 on kindel usk ja veendumus, et sa lähed igavesse ellu? Sa ütled selle peale muidugi jah, aga selle peale nüüd vaata oma südamesse. Mina tegelen põhiliselt sisekaemusega. Kõik see, mis on väljas, on väljas. See, mis on sees, see on sees. Aga nii nagu Jeesuse tsentraalne sõnum on, kõik Jumala riik, kõik aukandjad vaimud ja kõik tervikuna on teie sees. Võiks isegi öelda sisekosmoses.
sest ma juhin tähelepanu, kosmos, mis tundub, et see nagu läheb eemale sellest jumalikust taevast, on siiski kreekakeelses otsetõlkes tähistab korrastatust. Sisekosmos on õige määratlus. Sisekosmoses sünnivad need asjad, me läheme sissepoole. Ja ma olen nii vana mees, et mul ei ole enam väljapoole kuhugi minna. Mul on ainult veel sissepoole minna ja sellega ma tegelen. Ja kokkuvõtlikult ütlen seda, et kõik mu Facebooki kontod on blokeeritud. Mis põhjusel? Mitte, et ma midagi väga erilist räägiks, et oleks midagi väga drastilist. Facebook on täis oluliselt radikaalsemaid tekste ja värke ja inimesi ei kustutata. Aga siin on küsimus selles, mitte et mida ma räägin, vaid kuidas ma räägin. Ja küsimus on selles, et minu hinnangul on jõudnud tehisintellekt nii kaugele, et ta on hakanud lugema inimese mõtteid ja minu mõtted on väga ohtlikud. Minu mõtted pahandavad poolt kristlikust maailmast, kes on erinevate kirikute õpetustest kantud. Nad on väga tigedad mu peale, sellepärast, et ma ei mõtle nii, nagu peaks mõtlema. Ma mõtlen omamoodi ja oma nägemustes ja vormistan selle sõnadeks ja jagan seda ja see on väga ohtlik. Ja sellepärast olen ma nagu igavene juut, keda aetakse igalt poolt minema ja siis ma vaatan, kuhu ma jälle peitun ja hüppan kuskilt välja. Sõber, praegu sa kuulsid mu sõnu ja ma ütlen sulle, ülestõusmine on reaalsus. See on täiesti reaalsus, mitte täna, sellel pühapäeval ja siin kaunis Hispaanias, kus kahtlematult on tore tõusta hommikul, kui päike särab ja väljas on Eesti juunikuu või juulikuu isegi ja see on väga tore. Aga on veel midagi muud. Samamoodi, sama asja võib tunda ükskõik kus kohas, kas vangikongis tõustes või haiglas või kus iganes, kas või surnukuuris. Jeesus on oma olemuselt eelkõige ülestõusmine ja elu. Kõik, kogu jutt, ole hoitud.